Inimkonnal läbi ajaloo on olnud siis 3 peamist sellist suurt muret. Esimene nendest on olnud nälg, siis läbi ajaloo on meid vaevanud sõjad. Ja kolmandaks on haigus. See ongi see, milleks me oleme kokku tulnud, et leida lahendus. Me saame inimesi justkui piitsaga karistada, aga me saame proovida ka heaga. Me näeme, et ülekaalulisus suureneb, töövõime langeb, stress kasvab, tuleviku suhtes ängistus suureneb nii edasi. Ehk midagi me teeme valesti, järelikult me peaksime otsima ühe edasi. Teada on ju see, et eestlased ja eestlastena me oleme taludest pärit, söönud pigem hästi lihtsat toitu, oma kasvatatud toitu. Toidulaud on pigem olnud kesisem kui rikkalikum ja täna on kõik see pöördunud hoopis teise suunda. Ja kindlasti mõjutab tervislikku toitumist erinevad kriisid ja hinnatõusud ja praegu on seda selgelt ka tunda ja näha. Meil on geneetiliselt sisse kodeeritud see, et kui me ilma sünnime, siis me peame 2 jalale püsti tõusma. Need lapsed, kes on oma lapsepõlve eas liikuvad, aktiivsed, siis nad on ka akadeemilised võimekamad. Aastal 2012 kuulutati välja ebapiisava liikumise pandeemia. Võib olla näiteks uskumus, et survestamine ja kriitika, et see on hästi oluline. Küll siis pingutab, eks ole, peab pingutama, on ju, elu ongi kannatus, et juba varakult oleks vaja selgeks teha, et nalja ei ole, eks ole. Ei tööta need asjad. Paratamatult mõnikord on selliseid momente ka, kus natukene on vaja ennast sundida, võib-olla rohkem kui tahaks, eks ole, või võiks. Võtsin vastu otsuse, et minu mitte ükski trenn ei kesta kauem kui 1,5 tundi. Minust me peaksime hästi palju endale nagu pai tegema, et meil on jube lihtne enda seda sisekõne hoida selline, et aga kuidas ma nüüd ei lähe ja miks ma siis ei tee ja tekitada sellega veel pingeid. Et kõigepealt endasse armastusväärse suhtumisega, et täna ma ei teinud ja okei, ma ei tee, aga et ma teen siis järgmine päev. Me kõik tahame mingisugusel viisil mingisugustele inimestele meeldida. Ja sellises kontekstis selleks inimeseks, sa oled ostnud selle distsipliini, aga sa tahad ju lõppude lõpuks treenerile kui teisele inimesele nagu meeldida ka ikkagi nagu jätta endast hea mulje. Töö ei ole elu ja tuleb osata ikkagi ennast kuulata ja stepslit ka välja tõmmata aeg-ajalt. Ma võtan väga palju asju või siukseid kohustusi endale ja siis mul on lõpuks neid nii palju ja siis ma hakkan mõtlema, et pekki, et kuidas ma nüüd kõik nagu ära teen, ja siis sellest tekib nagu see mingisugune stress ja süke, et hakkad nagu muretsema ja tekib see ärevus. Mul on see, et ma tõmban juhtme liiga välja, liiga tihti, sest ma olen see pikaliviskaja tüüp, jah. Pidev selline produktiivsuse otsimine, natukene 2 teraga mõõk, et järgmine õppetund on mul see, et kuidas elada rohkem hetkes. Ära võta kõik asju vastu. Võta rahulikumalt. Võta rahulikumalt, jah. Oska öelda ei.